Viimasena võtame siis aruannete alt geopiirkondade aruande. Võtame geopiirkonnad, siis selle masina, mille kohta me soovime infot saada, et milliseid geopiirkondasid ta on külastanud, kaua ta on seal viibinud. Võtame näiteks terve kuu intervalli 1. juuni kuni 30. juuni. Vajutame täitma. Ja kuna meil on tehtud geopiirkonnad siin linnaosade kaupa, panna need ka siin nähtavaks. Iga linnaosa kaupa on siis geopiirkond eri värviga. Zoomime natukene välja. Ja me näeme, et juunikuuses on Haabersti geopiirkonda külastatud 4 korda. Kesklinnas on käidud 19 korda, Kristiines 23 ja nii edasi. Et iga ettevõte saab teha näiteks oma klientide geopiirkonnad, kus märgitakse ära siis, ütleme näiteks te käite lifte hooldamas, teete mingisugust hooldustööd või pakute teenust, siis te näete ära, et mitu korda on seda teie klienti kuu jooksul külastatud. Samamoodi näeb ära siis, kui kaua on teie kliendi juures pargitud. Näiteks siin on kesklinnas on pargitud 2 tundi ja 12 minutit. Kui see oleks mõni teie klient, siis te saate vastavalt sellele siis kas arve teha või siis külastuste järgi, kui on kokku lepitud hind, et ühe külastuse hind on kokku lepitud, siis saate selle järgi arve teha. Samamoodi saab siis detailselt lahti võtta ja näha siis täpselt, mis kellaaeg on antud kliendi juurde sisenetud, millal on väljutud. Võtamegi siit siis kesklinna geopiirkonna. Näeme, et on sisenetud 17.22 ja väljutud on siis 17.27. Siis on juba Lasnamäe geopiirkonnas oldud. Et siin hea näide oli geopiirkondade kasutamise kohta oli ühelt transpordiettevõttelt, kus ettevõtte juht palus, et kõik euroalused tuuakse kenasti tagasi ettevõtte territooriumile. Autojuhid küll arvasid, et mõistlikum oleks need viia euroaluste kokkuostu, nii et ettevõtte omanik sellest teada ei saa. Siis omanik tegigi erinevad geopiirkonnad nendesse euroaluste kokkuostu ja iga kord, kui siis juhid nendesse piirkondadesse läksid euroaluseid viima, tegelikult me tegime veel lisateavituse, et nendesse geopiirkondadesse satutakse, siis tuleb ettevõtte omanikule teavitus ja oli siin ka ilusti siis näha aruandes, mitu korda oli neid euroaluse kokkuoste kuu jooksul külastatud. Aga geopiirkondadest räägime siis täpsemalt juba järgmises videos. Meeldivat kasutamist!